õppisin esimesi oskuseid ja just peegeldamise oskuseid, et siis kellega sa ikka harjutad, et harjutad oma pereliikmetega. Ja mu tütar oli toona teismeline ja siis tulingi koolituselt koju ja mõtlesin, et ma siis proovin. Ja tema rääkis siis oma päevast ja mis siis kõik oli toimunud ja mina muudkui peegeldasin. Ja ta muidugi jutustas ja siis mingil hetkel ta ütles, et ema, et sa räägid täna nii teistmoodi. Nii et, aga talle igati meeldis seda rääkida. Meeldis niimoodi sellisel moel enda päevast jagada. Ja me EM-is räägime ka tunnustustest, mis on üks võib-olla olulisemaid või võimsamaid oskuseid, mis võib inimesi panna muutusjuttu rääkima. Ja tunnustuste sügavusest, et see tubli või hästi tehtud, et seda ei peeta kuigi sügavaks ja motiveerivaks tunnustuseks, et tunnustused peaksid puudutama või välja tooma inimeste ressursse ja võimekust ja olema sellised võimestavad. Ja minu tütar hästi tundlikuks muutus selle tubli peale, et kui ta kuskilt kuulis seda tublit, siis ta juba tundis, et see pigem vähendab tema motivatsiooni, et mis nad minust nüüd tahavad või kas kellel on mingi salasoov selle tubli taga või et vaikselt ja tema harjus ära ka teistsuguste tunnustustega siis. Et võib-olla sellised näited pereringist, aga eks pereringis ole ka õppijatelt ma ikka kuulen teistsugust tagasisidet ka, et seal sa ei ole nõustaja. Ja pereringis inimesed omavahel olles on ikkagi kõige ehedamal moel nemad ise. Ja pereringis inimesed tunnevad ennast võib-olla sõnadeta, nad teavad juba, mis võib-olla teine inimene võib arvata või mõelda. Ja vahest pereringis neid võtteid kasutades ka koolitatavad ütlevad, et siis pereliikmed ütlevad, jäta nüüd oma see tehnika ära, et ma ei taha sellest rääkida. Nii et seda päris niimoodi tehniliselt pereringi tõsta võib-olla ei saa, et siis tuleb ka kokku leppida, et kas sa soovid, et ma aitan sul seda muutust teha, et kas on see soov olemas, mitte nii, et sa kuskil seal salaja hakkad toimetama.